Tere sõbrad, olen siin Naiharni rannas praegu ja täna on 1. märts ja kell on 6 läbi, natuke varsti hakkab päikeseloojang. Näitan teile kohe. Päike on loojumas vaikselt. Meri on mõnus, lained on sellised parajad. Ma näitan palju siis esmaspäevasel päeval Naiharni rannas rahvast. Lendame natuke üle selle ranna. Eile muidugi oli kõvasti rohkem. Eile oli pühapäevane päev ka. Ma võin öelda, et see on suhteliselt ainuke rand ka, kus nii palju rahvast on. Et teised rannad on ikkagi, loeme 2 käe sõrmedele üles. 10 ja võib-olla natuke peale on rahvast. Näete, siin ma jõuan siin on üks väike salajane rannakene. Väikse peatuse. Nii, võtan siia alla poole natukene. Natukene lähen. Näitan teile teises perspektiivis seda randa. Näete. Seda paljud ei teagi, et selline väike rannak. Seal otsas on ikka koobas ka. Väike koobas siin, kuhu võite sisse minna. Naiharni rannas käivad hästi paljud koeraga, mina käin ka oma koeraga siin. No, see ei tähenda, et koerad siia oma häda maha teevad, et omanikud on suht valvsad ja vastutustundlikud. Kui ikka juhtub mingi asi, siis koristavad ära kohe. Ma näitan teile seda Naiharni lasteala siis või kus saab väikeste lastega saab sulistamas käia, isegi kui suured lained on. Näete siin. See on tegelikult Naiharni järve vesi, mis siin on. See on ka läbipaistev ja puhas. Hästi soe on siin see vesi. Osad käivad koertega ka siin. Ja näete siin vasakut kätt, seal puude all on autod. Ma vaatan, kas mul õnnestub natuke sinna lähemal lennata. Seal on päris tihti õhtuti. Kohalikud istuvad, panevad matid maha ja teevad mingit grilli ja värki ja chillivad. Nädalavahetustel muidugi. Ma näitan seda kohta, kus mina tavaliselt istun. Siin on siuke rannavolle, see toimub igal õhtul. Nüüd toimub ta isegi lausa 2 väljakul. Vetelpäästjad on loomulikult olemas siin. Mitmes punktis kusjuures. Näitan, kus mina istun tavaliselt. Ja mina istun tavaliselt siin. Näete, kus see valge silt on, kus praegu inimesed istuvad. Nüüd on täpselt umbes ekraani keskel see. Ja sellest kohast ma olen teile need päikeseloojangu videod ja pildid teinud. Hästi ilus on küll ikka. Vaatame, kuidas päike loojub praegu.
proovin teise kaameraga ka täna mõned videod teha sellest. Vaatab, kas õnnestub. Nii. Nüüd lähme natukene kõrgemale. Ja vaatame, kuidas kõrgemalt ja kaugemalt see rand välja näeb. Näete, tagapool on Naiharni järv, vasakut kätte on Naiharni tempel. Ümber selle järve käis juba kõva sportimine. Juba kuskil kell 5 hakkab rahvas ennast sättima sinna. Üldiselt on niimoodi, et keset päeva ikka keegi mingit aktiivset sporti ei tee. Et tihti on ikkagi selline kas siis hommikul või siis õhtul. Näete, milline on Naiharni rand. Hetkel olen ma 266 meetri kõrgusel ja 600 meetri kaugusel endast. Praegu akut nii palju ei ole, et ma praegu enam kaugemale ei lase. Võib-olla teen teise videoga, teen kaugemalt ka. Nii, ma teen nüüd mõned pildid ja tulen tagasi. Nii, hetkel olen siis 500 meetri kõrgusel Naiharni ranna kohal. Ja näete, siit on päris hästi näha Ravai piirkond, tagapool on Shalong. Trumpet Cape. Päike loojub ikka veel. Nüüd see viimane ots läheb muidugi päris kiiresti. Ja näete, seal tagapool paistab Kata ja Karoni rand. Kata, Noi, Kata ja Karon. Kõik on näha. Tagant poolt sealt. Nii on aeg linnuke tagasi tuua.